Pärast uut Ukraina droonirünnakut naftatöötlemistehasele ja kohaliku sadama pihta teatasid Venemaa Föderatsiooni Tuapse linna kohalikud võimud lõpuks ökoloogilise katastroofi algusest ja osa elanikkonna evakueerimisest. Kuid samal ajal teatas Vladimir Putin ametlikult ja avalikult, et Tuapse venelastel pole tegelikult midagi karta. Katastroofi pole ja kedagi pole vaja kuhugi evakueerida. Milleks siis kogu seda paanikat külvata? Samal ajal toimus tegelikkuses Tuapses pärast Ukraina droonide öist rünnakut naftatöötlemistehasele 28. aprillil põlevate naftatoodete lekkimine kahjustatud mahutitest otse sõiduteele. Sisuliselt voolas põlev nafta mööda tänavaid ja linn ei näinudki päikest tiheda musta suitsu tõttu. Ja kaadreid sellest, kuidas rannas labidatega naftat koristatakse, olete ilmselt kõik juba internetis näinud. Lõpuks kaadrid kosmosest. Need näitavad, et Venemaa kaotas pärast kolmandat lööki ilmselt igaveseks nii suure sadama, naftatöötlemistehase kui ka suured naftareservaarid. Ja Vladimir Putinil ei jää muud üle kui nutta ja väita, et Ukraina julges vastata Vene terroristidele nende endi meetoditega. Minu nimi on Aleksei Betši ja arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja kirjutage oma kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii, venelased ei jõudnud veel eelmise tulekahju Tuapses Krasnodari krais Venemaal kustutada, kui Ukraina droonid andsid taas uue löögi naftahoidlatele. Lõpuks pidi Vladimir Putin ometi sellele venelaste nutule ja nuuksumisele reageerima. Vladimir Putin teatas täna, 28. aprillil, et Tuapses, kus alates eelmisest nädalast põleb naftatöötlemistehas, toimus meres tohutu naftareostus ja linna kohal sadas naftavihma. Seal ei ole mingeid tõsiseid ohte ja kes väidab vastupidist, on väljamõtleja. Järgneb Vladimir Putini tsitaat. Tõsiseid ohte ei ole. Inimesed saavad koha peal hakkama nende väljakutsetega, millega nad silmitsi seisavad. See ongi kõik. Seega, kui te näete sotsiaalmeedias kõiki neid videoid mustadest, vihmadest, tulekahjudest, suitsust ja muust sellisest, siis teadke, et see kõik on vale. Vladimir Putin ütles, et mingeid ohte ei ole. Kõik on suurepärane. Ja edasi lisas Vladimir Putin, et löögid Tuapse energiaobjektidele võivad põhjustada tõsiseid keskkonna tagajärgi. Ja Ukraina tema sõnul väidetavalt teeb neid lööke seoses territooriumi kaotusega rindel. Edasi toon väga olulise tsitaadi Vladimir Putinilt. Kiievi režiim ja selle toetajad on üle läinud avalikult terroristlikele meetoditele. Põhjused on inimesed, need on kõigil arusaadavad. Vaenlane ei suuda peatada meie vägede, meie poiste edasiliikumist rindejoonel. Iga päev kaotada teatud territooriume. Iga päev. Seepärast panostataksegi terrorile. Nii sõjaväelaste kui ka tsiviilisikute suhtes. Teate, ma ei hakka seda kiilaka idioodi jama kommenteerima. Ma lihtsalt märgin, et ilmselt rahustab Tuapse linna metsikuid venelasi see, et Vladimir Putin selgitas neile, miks nende pihta droonid lendavad. See on ju ilmselt Tuapsi laste jaoks väga tähtis teada, et rindel ei edeneta, sellepärast korraldati meile ökoloogiline katastroof. Nii neile ukrainlastele väidetavat vaja ongi. Aga tegelikkus on natuke teistsugune. Nii palju katastroofikaadreid Venemaalt, teate, pole veel olnud. Kõikidest nurkadest filmiti, kõik pandi üles ja nüüd saab seda kõike internetis näha. Võrgus olevatel videotel pärast öist rünnakut näeme 4 tulekollet. Ülejäänud pole mõtet kommenteerida, seda tuleb lihtsalt vaadata. Kokku on see viimase 2 nädala jooksul 3. edukas mahutipargi tabamus, võib-olla isegi suurem kui 2 eelmist. Kokku on see juba 7. 3. edukas Tuapsi naftatöötlemistehase tabamus kogu täiemahulise sõja jooksul.
Kui vaadata kaarti, siis näeme, et veel paar lööki ja Tuapsis ei jää naftatöötlemisega seotud asjadest üldse midagi alles. Ja nüüd vaatame lihtsalt ilma kommentaarideta seda ilu. Ой, это пиздец. Лопнула бочка. Жарко около окна стоять. Всё. Дима Торзак. Это не ИИ, ИБ и еще что. Это реальная дымовуха в Туапсе. Я нахожусь в 25 километрах от Туапсе. И вот что я наблюдаю. Вот такое там обильное горение завода. Что там сейчас, как там люди живут, что там смотрим, фильмы. Это просто жесть. Охренеть. Mida me siis lõpuks saame? Esimesed löögid Tuapse naftatöötlemistehasele tehti 16. ja 20. aprillil. Pärast 20. aprilli rünnakut õnnestus tehases tulekahju kustutada alles 4 päeva hiljem. Mahutite kahjustamine tõi kaasa nafta lekkimise, mis sattus Musta merre. Ja nüüd on naftalaik nädala jooksul rannajoont mööda 77 kilomeetri ulatuses laiali levinud. Rospotrebnadzor fikseeris õhus bensiini, benseeni, ksüleeni ja tahma lubatud piirnormide 2-kordse ületamise. Linna kohal sadas naftavihma ja tulekahjust tingitud sudu levis praktiliselt kogu Musta mere rannikule. Suits jõudis Sotši, Anapa, Stavropoli ja Armaviri. Ööl vastu 28. aprilli ründasid droonid tehast 3. korda 2 nädala jooksul. Uue tulekahju tagajärjel lekkisid põlevad naftasaadused kahjustatud mahutitest otse sõiduteele. Lõpuks juhtus see Tuapses. Elanikke kutsuti üles alustama evakueerimist vähemalt nendest piirkondadest, mille tänavatel voolab juba põlev nafta. Tuapse linnapea Sergei Boiko ütles, tsiteerin, lugupeetud Koškini, Puškini tänavate ja Külgnevate tänavate elanikud. Seoses tuleleviku ohuga palub Tuapse munitsipaalringkonna administratsioon teil evakueeruda. Krasnodari krai kuberner Venjamin Kondrakjev, kes muide täna ütles Putinile, et meil on kõik super hästi, kutsus samuti Tuapse elanike turvalisuse huvides evakueeruma. Mis siis lahti on? Kas midagi on ohtlikuks muutunud? Ei usu küll. Ja nagu see Venemaal alati juhtub, peavad elanikud ise evakuatsiooniga tegelema. Öeldakse, et koguge ise oma asjad kokku ja otsustage ise, mida teha. Miks nii? Sest kuhu lähevad Venemaa maksud? Sõja peale, mitte mingite venelaste turvalisuse ja heaolu peale. Putinile on täiesti ükskõik neist metsikutest venelastest. Las nad siis lähevad ja surevad Ukrainas. See ongi nende saatus. Mis puudutab Vladimir Putini selgitusi venelastele, et Kiiev tegutseb nii rindekaotuste tõttu, siis siin on teile kuiv faktiteave.
Ukraina droonide rünnakud Tuapsele on olulised, sest need tabavad Vene Föderatsiooni armee kütust. Rikkudes merelogistikat ja nafta eksporti vähendavad need Venemaa eelarve valuutatulusid ning sunnivad õhutõrjet rindelt ümber paigutama. Alates 2022 aastast. Ukraina relvajõud on suurendanud löökide ulatust Venemaa vastu 170% võrra, nii et nüüd ulatub Ukraina isegi sinna, kuhu venelaste arvates sõda ei oleks kunagi pidanud jõudma. Aga see on juba tulnud või tuleb varsti. Ja nüüd tunneb iga Tuapse elanik omal nahal selle sõja tagajärgi, mille igaüks neist Ukraina vastu alustas. Lõpetuseks toon ühe väga tuntud tsitaadi. Kõige suurem viga on ukrainlasi alahinnata, peada ukrainlasi mõrkadeks. Need sõnad kuuluvad Ičkeeria esimesele presidendile Džohar Dudaevile ja ta hoiatas venelasi juba üle 30 aasta tagasi. Te ei oleks pidanud Ukrainasse tungima. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage videot laikida. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega, linkide ja rekvisiitide kaudu. Selle video kirjelduses või teie ekraanil oleva QR-koodi kaudu. Sellega on kõik. Hoidke end, kõigile head aega!